Eks see esimene tõsine märk meie eestlaste elamu ehituses on ikka rehielamu. Sellele eelnev on ka muidugi väga tähtis, kuid jah, tõsisem märk on see. Kui me räägime tänapäeva keeles, siis tootearendus on kestnud tuhandeid aastaid ja ei saa olla ühte paremini läbimõeldud asja, kui on meie eestlaste rehielamu. Siin tehakse tööd, siin on meie pere, siin on meie loomad, kõik ühe katuse all ilusti kaitstud, et talvekülmad üle elada. Sees suur rehiahi, mis kui soojaks on köetud, siis kestab ikka mitu päeva. Ja see, et üks majatüüp väikeste muutustega küll on kestnud, seda ei teatagi kui kaua. Keegi ütleb 1000, keegi ütleb 2000 aastat, aga see aeg on väga pikk ja selge märk sellest, et me oleme ehitanud ja puust ehitanud, millest me siis kõige paremini oskame midagi teha, ühe väga asjaliku asja. Tallinna maja. Milline linn maailmas võiks veel kiidelda päris omanimelise majaga? Tegelikult on sellel majal väga huvitav eellugu. See maja eellaseks võib lugeda nii-öelda Lenderi maja. Puitmaja, puitkorrusmaja, mille lõi ja mida arendas insener Lender, kes muuseas oli esimene eestlasest Tallinna linnapea. Ja tänu puidu odavusele, kättesaadavusele ja samas ka konstruktsiooni lihtsusele said Lenderi maja omanikeks väga paljud Eesti soost inimesed. Ja maja omanikuks olemine tähendas seda, et nad said õiguse valida ja olla valitud. Tallinna maja, ta on Lenderi maja järglane ja ta on Lenderi maja järglane tänu sellele, et tuletõrje eeskirjad nõudsid kivist trepikoda. Aga kahjuks kivi ja puit väga hästi kokku sobida ei taha. Kui palkseintega Lenderi maja vajus ajapikku natukene madalamaks, siis kivi seda ei salli. Kui me võtaksime sellelt majalt selle voodri maha, siis näeme, et siin seinte vahel ei ole enam palgid, vaid siin on karkass, mille sisse on pandud topeltplangutus, mille vahel on paber, plankude vahel on korralikult täis topitud ja see maja, see puitmaja töötab nüüd käsikäes tellisega. Taas üks väga hea konstruktsioon. Seda maja on suhteliselt lihtne renoveerida. Kui me teeme ta natukene õhutihedamaks, teeme aknad korda, siis see maja on vägagi elatav, sest puit on üks väga hea elukeskkond. Viiekümnendate, 60. aastate nii-öelda Alevi maja. Ajad ja olud olid muutunud, puitmaterjali enam nii lihtsalt kätte ei saanud. Ja tegelikult olid muutunud ka tõeliste kättesaadavused. Sellepärast, et vanad meistrid hakkasid kaduma ja uusi peale ei tulnud. Maja olemus oli muutunud ja ehitama pidime hakkama täitsa ise. Täitsa ise läksime metsa, võtsime saajakirvega puu maha, viisime ta kaatrisse, sealt saeti lauad, brussid, tõime need koju ja siis taas kas üksi või sõpradega koos majakarkass püsti ja puitu läks ka vähem, kuna seda ei olnud saada. Ainult postid püsti, natukene lauda ka, seina vahele saepuru, lupja juurde ja need majad püsivad. Need majad on elukõlbulised meil kuni tänase päevani ja väga head majad.